Rahvaselektsiooni sordid. Põldupa helbi on rahvaselektsiooni sort ja säilitussort. Põldupa on kasvatatud Väino Lõhmuse peres Helbi külas Meremäel Võrumaal vähemalt 1965. aastast. See on suur põldupa ja selle põldupa seemned on müügil. Rahvaselektsiooni sort ja säilitussort Vanaema Hernes. Tiiu Trolla, praegu Tiiu Morfiin, kirjutab nii. Seemne olen saanud oma ema käest, kes selle sai omakorda oma ema käest. Ema hakkas aeda pidama 1977. aastal. Sellest ajast saadik on ta igal aastal seemnet võtnud. Ema mäletamist mööda kasvatas vanaema kogu aeg seda hernest ja ütles, et see on tema hernes. Paremal pool meil on pilt vanaema Natalia Kasak, sündinud Lauk. Ta elas 1914 kuni 2003 Kannu külas, endises Lasva vallas Võrumaal. Vanaema hernel on väga hea maitse. Rahvaselektsiooni sort Aetuba Nõmmetädi. Magda Nõmm oli Katrina kooli kokk. Ta elas 1904 kuni 1982. 1970. ta andis kooli õpetaja abikaasale Tiiule need roosad valkjad oad ja ütles, et võtta, see on hea. Ja Nõmmetädi uba ei lähe kiudu. Selle saab keeta ja süüa terve kasvuhooaja vältel. Neid keedetakse kerges soolavees ja võib panna võid ka lõpupoole, siis kui on valmis keedetud peale. Ja neid võib ka väga hästi praadida. Rahvaselektsiooni sort Aetuba Kruusiaugu. Selle uba kasvatas Ellen Eskel. Ta elas 1919 kuni 2012 Kaarma Tagakülas Väike-Maarja vallas. Aetuba on kollane, tal on mustad seemned ja valmimise järgus nii seemned on sinakad. See aetuba süüakse nii, et kujutakse seemned ja siis seemned võib keeta ja süüa. Rahvaselektsiooni sort põldupa Gerda. Gerda Sarapuu elas 1922 kuni 2010 Vormsi saarel. 1940. lõpupool tuli üks nainen nimega Ruth Mandrilt ja Gerda sai tema käest see põldupa. Gerda põldual on erinevat värvi. Seal on pruunikad ja helekollakad beesid ja lillakad tooninõued. Rahvaselektsiooni sort Aetuba Võidu käib ka nime all Porkuni. Selle kasvatas Harda Allikmets Porkunis Tapa vallas. Harda on sündinud 1932. See on tema ema kollane vahauba ja ta ema elas Võidu külas Vändras. Ja on kõrge põõsas uba. Ual on kergelt roosakad õied ja seemned on mustad. Rahvaselektsiooni sort Taliküüslauk Helga. Helga Panov sündis 1926 ja suri 2006. Ta kasvatas selle küüslauku Kiltsis Väike-Maarja vallas. Peale tema surma see küüslauk elas ise seisvalt elu muru sees üle 10 aastat. Uued omanikud võttis ta uuesti kasvatada. Ja see küüslauk seisab väga hästi üle talve. Rahvaselektsiooni sort pesasibul Peipsi sibul. Peipsi sibulat kasvatakse Peipsi-äärsest küladesse ja Piirisaarel. Pesasibul kasvatatakse seemnest. Mujal Eestis on ka pesasibulat kasvatatud, aga siis mitte seemnest, vaid ikka sibulast.
Kuna Peipsijärve ääre külades kasvatakse seda seemnest, siis see uuendab selle sibula ja nad on sel viisil ka tervemad. Et kui kasvatada seda sibulast sibulani, nagu kartulgi kasvatakse, siis tuleb rohkem viirushaigusi. Pesasibul, Peipsi pesasibul on väga hea maitsega. Kui seda praadida, siis saad selle suhkru esile, et ta on magus, aga muidu niimoodi toorelt, siis ta on kibe. Rahvaselektsiooni sort suur mungalilla Adele. Adele Kaljurand kasvatas selle mungalille. Adele elas 1897 kuni 1984 Vaos Väike-Maarjas. Ja ilmselt oli Adele saanud selle suure mungalilla seemnet võib-olla Kiltsi koolist, kuna Kiltsi kool asus Kiltsi lossis ja on vanad pildid, kus on näha, et seal kasvas suur mungalill. Mittetulundusühing Maadjas võtab vastu teated põliste koduloomade ja taimede kohta. Saada hea meelega ka pilt, kuna üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Meie kodulehekülg on www.maadjas.ee. Siin pildil on näha daalia ja kirju daalia, mida leidub mitmes kohas veel Eestis. Ta öis võib olla täielikult bordeaux punane ehk tumepunane, võib olla osaliselt valgete või roosate laigudega.